Tere, mina olen Laada. Ma olen 30 aastat olnud loodusringide õpetaja ja selle pika aja jooksul ei ole ma kunagi näinud last, kes ei tahaks olla sõber looduse või loomadega. Lihtsalt mõnikord võtab selle sõpruse sõlmimine aega ja mõned lapsed ei saa sõbraks kõiki looduse esindajatega. Koer on nagu kõige kindlam tegelane, keda lapsed tavaliselt armastavad. On ka teisi loomi, kes on huvitavad ja põnevad, kassid, merisead, hiired, rotid. Meil on siin ka üks loom kaasas. Anni, kuidas sa suhtud sellesse looma, kes sinu käes on? Alguses eks natukene ikka kartsin ka. Aga siis hakkasid sa rääkima selliseid imelisi asju nendest roomajatest ikka. Ja siis ma lihtsalt armusin nendesse. Ilmselt on võimalik armuda absoluutselt igasse looma, sest kõik loomad on piisavalt head ja huvitavad, et nende vastu armastust tunda. Me tunneme kindlasti armastust ka oma metsaloomade vastu, kui me saame nendest rohkem teada. On olemas selline seltskond nagu kooli rajakaamerate võrgustik ja me oleme Loodusmaja ringidega ka nüüd selle võrgustikuga ühinemas. Ja rajakaamera on selline lihtne asi. Kaamera ise ongi lihtne, tema on päris kerge. See, kes siin kaameraga kaasas käib, oih, see aku, see on raske. Aku toidab kaamerat ja kaamera toidab meie uudishimu. Siit lähevad mööda loomad, kui lähevad. Kas nad lähevad? Me ei tea. Selleks on vaja enne, kui nende kaameratega tööle asuda, tunda huvi selle vastu, missugused kaamerad kõige paremini reageerivad loomadele, tunda huvi selle vastu, kus kõige rohkem loomi liigub. Selleks on olemas seltskond Eestis, kes saab teid aidata. Ja nüüd, kui lapsed on muretsenud endale kaamera, kogunud selleks raha või mingil muul moel ja tahavad selle kaameraga metsa minna, siis nad saavad seda kõike ise teha. Nad saavad selle kaamera ise üles panna, nad saavad ise valida koha, kuhu kaamera panna ja nad hakkavad ise jälgima neid loomi, kes sinna kaamerate tulevad. Alguses kord, 2, kui juba mitu korda on üks ja sama loom käinud, siis nad hakkavad mõistma, et see ongi nende loomade kodu. See ei ole lihtsalt kellegi mingi metsaveer, vaid loom elab oma kodus. Ja miks pärast me ei peaks siis saama sõbraks nende loomadega, kelle kodus me käime külas, keda me oleme pildi peale saanud ja keda me tahame uuesti näha.